Kujuta nüüd korraks ette, et kogu sinu elu, kõik see, mida sa oled terve elu üles ehitanud, on justkui üks selline legoklotsidest ehitatud mäng. Legoklotsidest ehitatud siuke küla, on ju, seal on loss ja seal on mingisugused muud hooned ja seal on võib-olla need mingid legoloomakesed ja legomehikesed, erinevad legomehikesed erinevates rollides. Ja nüüd kujuta ette, et ühel ööl naabrilaps pääses sinu majja ja lammutas laiali kogu selle legomängu. Sa ärkad hommikul üles ja sul on lihtsalt see suur plaat ja suur hunnik legoklotse ja siis kõik need mehikesed, kes enne olid mingites erinevates rollides ja tegevustes, on lihtsalt kenasti üles rivistatud. Ja nüüd on sul valik. Sa saad hakata ehitama, otse loomulikult. Sa võid olla ka väga suures ahastuses ja jäädagi leinama seda, mis on läinud, aga samas sa võid näha selles võimalust ja hakata midagi uut üles ehitama. Nüüd, kui sa oled selle suure klotside hunniku ees ja vaatad ka neid mehikesi, kas sa hakkaksid üles ehitama kõike seda, mis oli enne? Kas sa looksid täpselt samasuguse mängu ja kas sa annaksid kõigile nendele mehikestele ka samad rollid, mis olid enne? Või looksid sa sedapuhku hoopis midagi uut? Ja kas üldse tahaksid kõiki neid legomehikesi uude mängu? Kas nad üldse sobiksid sellesse uude formaati? Ja kas sina üldse oleksid veel see sama tegelane? Äkki sa muudaksid ka enda mehikesel seda kostüümi? Või muudaksid hoopis üldse olustikku ja rolli? Mida sa siis ehitaksid? Ja ma usun, et sa juba aimad, kuhu ma tüürin. Et vahetevahel elu läbi siis erinevate inimeste või olukordade tõmbab meil justkui platsi puhtaks ja annab meile võimaluse uuesti valida neid erinevaid elemente oma ellu. Valida, kas me tahame jätkata vanaviisi või tahame luua mingi muutuse. Ja teisalt, me ei pea jääma ootama, ka sina ei pea jääma ootama, et naabrilaps öösel sinu koju sisse murraks ja kõik maha lammutaks, vaid sa saad tegelikult hakata seda mängu muutma ka elemendi haaval. Sa võid hakata asju kui ümber ehitama, platsi puhtaks tõmbamata. Sa võid ka mingisugused legomehikesed või tegelased oma enda elust vabastada jooksvalt ja käigu pealt, sellepärast, et sa muudad mängu ja nendel pole seal enam kohta. Ja teisalt, kui sa tegelikult päriselt viitsid selle visuaalse kuvandiga mängida, siis väga võimalik, et kui sa nagu tunnetad korra läbi selle, et okei, et aga kui ma ärkangi homme hommikul üles, kõik on läinud, siis kas ma valiksin kõik need samad suhted, kõik need samad tegevused, kõik need samad rutiinid, võib-olla ka selle sama elukoha, kas ma valiksin need elemendid oma ellu uuesti? Tänasest kohast, tänase teadlikkusega, tänase minana, kas ma valiksin seda kõike? Ja kui vastus on ei, siis miks ometigi selle külge klammerduda? Miks mitte vabastada seda vabatahtlikult? Me kipume nii tihti klammerduma selle külge, mis kunagi oli meie jaoks oluline ja mis tegelikult täna võib olla ennast täiesti ammendanud. Ja kogu selles klammerdumises me tegelikult ei vabasta ka neid millegi uue loomiseks vajalikke legoklotse või elemente või mehikesi. Kas sina valiksid, kui plats oleks puhas, kas sa valiksid oma ellu tagasi kõik selle, mis on täna sinu elus? Ja kui ei valiks, siis miks sa seda ei vabasta? Miks sa seda täna lahti ei lase?